podcast, ma ei tea ju. Mida sa ajad? On. See on 50-50, see on Angela Elisandra chit-chat. 50-50. Täpselt, see on chit-chat, mida sa ajad? Kas sulle meeldib 50-50 või? Sinuga jah. Meil on vaata, tere kõik kuulajad juba, kes sinna kuulama on tulnud meid jälle taas. 50-50, sinuga mulle meeldib jah. Mehega ei meeldiks. Aga kui Lisandra saab Angelaga 50-50 teha, see on hästi. Vaata, aga see oleneb ka, vaata, kus kohas. Ei, see on minu arust nii normaalne. Kohvikutes meil ikka ei ole 50-50. Ei, ja, aga selles mõttes ma tahtsingi just öelda, et vaata, kui me käime väljas söömas, siis meil ongi need üks kord maksab üks, teine kord maksab teine, on ja, et meil on mingid, teeme nüüd arve pooleks. Jah, palun, tehke pooleks arve, et nagu sa võid ära maksan mina, järgmine kord maksad sina, selles mõttes 50-50, et nagu üks kord üks, teine kord teine, on ja. Organid on maailma kõige toitainerikkam toit. Palju vitamiine, mineraale, ensüüme, aminohappeid ja kasulikke rasvu. Võrreldes sünteetiliste toidulisanditega on organid naturaalsed ja väga kergesti omastatavad. Nutriest on Eesti bränd, mis toodab tippkvaliteediga maheveise organitest toidulisandeid, mis on 100% naturaalsed, ilma täite ja lisaaineteta. Nende külmkuivatusmeetodil säilivad ka kõik kasulikud omadused, nii et kui soovid tunda ennast energilise ja elurõõmsana, pööra pilk nende kodulehele, milleks on nutriest.eu. Kood Angela annab sulle lausa -20% soodustust. Suur aitäh Nutriestile seda podcasti sponsoreerimast. Ma olen kusjuures niimoodi teinud juba mingi algklassis saadik. Nagu teab, mingi juba esimesed korrad, kui mingi sõbrannadega oled mingi kuskil söömas või midagi ostmas. Normaalsed sõbrannad siis sa olid. Soome, vaata, kõigil raha on. No jah. Soomes pidid toit odavam olema kui Eestis juba. Ei saaks öelda. See on jälle see jutt, vaata, keegi kuskil räägib sama nagu, Dubais sõda praegu on ja on. Inimesed rahulikult chillivad. Nagu seal pidi see ka olema, vaata, et osa paneb mingisuguseid videoid, et umbes, et jaa, et nüüd on mingi poed ja restod on kinni, vaata, aga seal on praegu minu meelest Ramadan. Ehk siis nagu ongi vaata see, et kui neil on see mingi palvetamisaeg, nad panevadki oma need putkad kinni. Ja tegelikult üldsegi ju nagu kohalikud, need, kes seda Ramadani teevad, siis nad ju ei söö, vaata, päikse tõusus kuni päikse loojanguni. Normaalne. Mis sa arvad sellest? Ma arvan, see on nagu... Ma ei tea, mida arvata sellest. Pole süvenud, pole mõelnud. Ma ei ole mõelnud selle, nagu selles suhtes, et see oleneb nagu... Vaata, nemad teevad seda selle enda nagu selle mingi... Puhastamise eesmärgina. Ei, Allahi mingi teema pärast, vaata, nagu et tema nimel või midagi sellist. Et ma ei tea nagu, kui õige see on selles ongi nagu see eesmärk. Ma ei ole kuurinud seda teemat, aga see point nagu, et jaa, et see on seal selles nende Koraanis või mis iganes piiblis kirjas on ja siis, aga seal see point ongi see, et sa puhastaksid ennast nagu sellest on ikka see, et puhastad või? No siis on normaalne. Ma arvan. Mina olen kuulnud, et see ei ole nagu puhastus, vaid see ongi see, et nagu mingi ühendus Googleda lihtsalt pane AI-le, nagu miks nad seda teevad. Jah, täpselt AI-le, sest et meie Lisandraga ChatGPT-d enam ei kasuta. Jah. Selgita ka siis miks. No ma arvan, et pange Google'isse, ärge pange ChatGPT-le, pange Google'isse, küsige küsimus, kas ChatGPT looja on gei, vaadake, mis vastuse te saate. Pange küsimus, kas ChatGPT looja on juut ja vaadake, mis vastuse te saate. Ja mis see kolmas asi oli, mis mingi fucked up asi oli veel seal. Gei, juut ja... No see kolmas, mis veel olla saab. Ühesõnaga, meil on vastus... Vegan, kas ta on vegan? Täis kompott. Yeah. Aga seal on niuke tsensuur peal ka, nagu sa küsid küsimusi, sa ei saa normaalseid vastuseid enam. Siis, kui ma veel kasutasin chati ja täpselt siis, kui ma sain teada, et mis inimene see ChatGPT looja on, siis ma hakkasin küsima nagu, et üldse, et mis sa nagu geidest arvad ja värke. Ja siis ta ütles, et see on nagu, et see on normaalne ja et nagu neid peab aktsepteerima. Siis ma proovisin nagu just manipuleerida nagu teda, et nagu, et ma ütlesin, et ei, et see ei ole normaalne, vaata, et nagu, et nii ei saa ja nii ei tohi. Ja siis ta hakkas mulle vastu suruma, et see oli see piir näiteks, kus ta üle ei läinud, et nagu jaa, sul on õigus. Muidu vaata alati ükskõik, mida sa ChatGPT-l küsid, nagu, et nii hea küsimus, sul on täiega õigus, ma olen nii sinu poolel, vaata. Aga siis nagu, kui sa vajutad neid kohti, siis tegelikult... Jah, no sul peab oskama vaata küsida ka selles suhtes sõnastada, et ma alati nagu pigistan, kui ma olen nagu vahest siin, et ma olen nagu kontroll, vaata. Ma kasutan ühte teist platvormi ja siis, kui ma nagu kipun
kahtlema, siis ma panen sinna chati ka veel yeah. ja nagu kontrollin, pigistan pigistan. Ja siis ta nagu ikka kannab, et nojah, et ma siis vastan sellise nurga alt nagu räige vandenõuteoreetik ja esoteerika sõltlane, aga ükski normaalne inimene seda infot päriselt ei usuks. Thanks. Ja ühesõnaga, kasutage kõik krokki. See oli vist Elon Muski poolt tehtud, või? Nojah, aga seal ka selles suhtes, et sa pead oskama küsida, sest siukseid vastuseid saada, et täitsa lõpp. Moslemid peavad Ramadani peamiselt seetõttu, et see on üks islami 5 sambast ja Allah on seda Koraanis otse kohustuslikuks määranud. Peamine eesmärk on Jumala kartlikkuse saavutamine. Ja ikkagist, et Jumala teema. Yeah. Et elada paremini, puhastada hinge ja vältida patuseid tegusid. Nojah, et kui sa nagu paastud, vaata, siis su meel läheb teravamaks ja... Kuigi noh, omast kogemusest. Oota, ma räägin need ära, mis siin veel kirjas on. Lähedamaks saamine Allahiga, enesekontroll ja kannatlikkus õppimine, empaatia, tänulikkuse kasvatamine. Okei. Koraani ilmutamise mälestamine ja mida iganes paar punkti siin veel on. Ühesõnaga, big point on sama. Nii. Vaata, Soomes on hästi palju neid, kes on siis islami usuga ja nii edasi. Ja siis see on nagu põlissoomlased. Põlissoomlased. Aga nagu me oleme nii palju seal nagu teiste inimestega ja ka näiteks naiste rahvastega, kes on ise moslemid, siis nagu naernud seda, et kuidas on niimoodi, et neil on nagu selline mõtteviis ja ma ei taha nagu üldistada, sest kindlasti ei ole kõik sellised, aga enamus on niimoodi, et ei sealiha, see on nagu kõige suurem patt üldse, vaata, et ikkagist Koraan ja Allah ja bla, 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 vaata, et ei saa, siis samal ajal suitsetavad, joovad alkoholi ja on erinevate naistega. Kui on ka seal pattudena kirjas, alkohol, ei või? Alkohol, no igatahes vähemalt Ramadani ajal on, ma ei tea, kuidas muul ajal on, aga Ramadani ajal sa ei tohi alkoholi juua, sa ei tohi suitsetada ja sa ei tohi, ma ei tea, kas sa võid siis nagu enda nagu elukaaslasega, sa võid magada, seda ma ei tea, vaata, ma ei ole uurinud, aga no kohe kindlasti ei tohi sa igatahes abielust väljaspool nagu nii-öelda naistega olla. Seda üldse ei tohi? Ma ei tea, ma ei ole uurinud. Ma ei ole ka uurinud, aga siis see ongi nii naljakas, et nad nagu peavad kinni ainult sellest toitumisest Soomes vähemalt. Sa ütlesid, vaata, ma ei taha üldistada, aga kas sa oled näinud ühtegi uudist, et mingi hiinlane tegi kuskil mingi terrorirünnaku ataki või? Need on alati need rätipead, kes nagu neid asju korraldavad, et nagu sa võid küll öelda, ma ei taha üldistada, aga nagu kes alati siin nagu meil neid terrorirünnakuid asju teevad. Ärme üldista, aga nagu vaatame fakte. Jaa, sellest küll. Ja. Aga hästi toredaid inimesi on ja mul on hästi mitmeid sõbrannasid just, kes on nagu moslemid, elavad Soomes ja tõesti väga hakanud siis moslemiks nagu? Ei, nagu ikka nagu päris moslemid, lihtsalt nad on nagu kas vanemad on kolinud Soome või siis nad ise. Et ja väga-väga toredad inimesed selles suhtes, et just miks ma mainin seda on see, et nad ei ole kindlasti nagu kõik halvad inimesed ja mingi siukest, et see on vaata see, et ma ei taha üldistada, et ja aga noh, need mehed jällegi et nii palju, kui neid on näinud ja vaata koolis ka me ei üldista. Koolis ma olen ka ju käinud nagu ikkagist igast rahvusest inimestega, et see ongi nii haige vaata, et inimesed tahavad kõik mingi, vaatame mingi ufosi ja mingid teisi rasse, mis meil siin kosmoses on, aga samas nad ei suuda nagu isegi koos siin planeedil nende teiste rassidega eksisteerida. Ei, nii hästi öeldud. Nii hästi öeldud. Ei, praegu on aktuaalne ka ju. Ja samuti ongi nagu see ka just see rassismi teema, vaata, et nagu need, kes on siis näiteks moslemid, tumedanahalised, nemad kõige rohkem rõhutavad seda rassismi, et issand, kui rassistlikud kõik meie vastu on. Aga nii palju, kui ma olen kokku puutunud inimestega, siis nemad on kõige rassistlikumad valgenahaliste vastu, sest nagu ma käisin Soomes, nagu, ma ei saa öelda, et eestlaste kool, aga ta on üks nagu ainukene koolidest vist nagu Helsingis vähemalt, kus on siis õppekavas ka nagu eesti keele tunnid sees ja sul on seal eesti no, nagu palju eestlasi koolis ühesõnaga? Ja no meil oli kogu klass oli eestlased on et ta on niimoodi, et ta on kuni vist 5. või 6. klassini on sul nagu ainult sa oled eestlastega ja siis pannakse segamini nagu teistega. Siis visatakse pea ees külma vette, ujuge nüüd. Põhimõtteliselt oli küll niimoodi. Oli jube või? Aga siis, mida? Oli jube või? Ei.
selles mõttes ei olnud nagu lihtsalt väga palju segadust oli, ma mäletan, sest et sa oled harjunud, et sul on kõik õpetajad nagu eestlased, sa saad nagu küsida nendelt eesti keeles küsimusi, kõik asjad, et õpikud olid soome keeles, aga õpetajad vaata eestlased, välja arvatud siis soome keele õpetaja. Ja siis, kui järsku nagu oli niimoodi, et suvevaheaeg sai läbi ja nüüd oli nagu, et kõik õpetajad on nagu erinevad, ei ole niimoodi, et sa saad eesti keeles abi küsida või mingit sükest, et siis nagu mul endal tuli, osades tundides tuli raskuseid sellega. Aga muidu selles mõttes... Okei, kedagi huvita enam, lähme edasi, kus sa pooleli jäid? Pooleli ma jäin selles, et seal oli ka see, et see põhimõtteliselt ütleme nii, et Eesti kool vaata ja siis meile, eestlastele tuldi nagu kõikide aastate jooksul kogu aeg ütlema, et minge tagasi sinna Eesti, vaata bla, on ju. Ja siis me nagu, ei, ja siis ma vaatan otsa, sa oled mingi Muhamed kuskilt, ma ei tea, kus kohast, mine saada, miks sa Eesti koolis oled ja tuleb mulle ütlema, et mine tagasi on enda riiki, vaata. Ma ei saa ühest asjast aru, vaata, mu õde on nüüd 2 kuu jooksul 3 korda Egiptuses käinud, on ju. Nädalaks niisama reisile ja ütleb, et kõikide nimed seal hotellides töötajate nimed on Muhamed, nagu kuidas nad kuskil reaalselt kujutad, et on nagu mingi grupp inimesi kuskil, sul on mingi pidu või midagi, see on mingi Muhamed, siis kõik vaatavad lihtsalt, on mingi kes? No ja nagu kuidas nad vahet teevad üksteisel või nagu... Ei, mul on teooria. No. Ma olen mõelnud seda, et äkki neil on lihtsalt vaata nii keerulised nimed ja siis nad nagu kõikidel välismaalastele ütlevad, et ma olen Muhamed, siis nad teavad, et seda osatakse hääldada. See võib ka olla, aga samas vaatan, et keerulised nimed on seal Aafrikas teema. Vahest mul on Bolti juhid osad tulnud nagu need pikad nimed, siis vaat mingi ok, mis iganes prints on ja see on hästi naljaks. Aga et seal Türgid ja Egiptused asjad, seal kõik on mingi Muhamedid asjad. Aga see teooria on päris hea. See sama nagu vaata, keegi küsib, et miks sa siis nagu suhkrut ei söö ja taimeõlisid ja mis värk on, siis mul on allergia. Viitsi seletada, vaata. Ja, ei viitsi isegi enam laskuda sinna. Nii, meil jäi kuskil teema pooleli. See mingi tulnukate teema, et aktuaalne. Ja, Trump pidi ju välja laskma kõik mingid failid on ja järsku kustusid ära kõik need. Ma ei ole üldse kursis. Ma ka nii väga ei ole. Lihtsalt, ma ei ole kuulnud. Ma ka ei tea rohkem. Ma ainult seda teangi, et et tuli välja Epsteini failid on ja see oli vaja seda ruttu peita. Tehti see tulnukate teema. Ei läinud väga hästi. Kustutati mingid pooled failid siit ära. See nagu tahaplaanile, siis hakkas uus sõda ruttu on ja jutumärkis ja ongi kõike. Enam ei koti kedagi, mis see Epsteini värk seal oli. Aga inimesed ärge suunake oma tähelepanu ja energiat nagu nendele asjadele. Mida sa muuta saad või kuidas see sind otseselt mõjutab, et meil on kuskil mingi kamp inimesi, kes söövad beebisid ja joovad verd, nagu mis sa teha saad? See on nagu vaata ka hästi huvitav, et nagu mõnes mõttes hästi äge on näha vaata neid inimesi, kelle jooks nagu see info oli uus ja siis nad on nii nagu segaduses sellest. Õde tuli mulle, Angela, palju sa tead sellest? Ma olen mingi kallikene, ma tean seda juba 3-4 aastat tagasi, nagu see ei ole uus info ja siis ma mõtlen David Icke peale, kes rääkis seda 30 aastat tagasi. Kui haigeks inimeseks teda peeti nagu insane. Nii kahju lihtsalt nagu. Ja. Aga vähemalt on vaata selline inimene, kes on võtnud eesmärgiks ja nagu levitada infot ja raamatuid kirjutada sellest ja kõike seda. Praegu see vandenõuteoreetikute bingo viimane samm ongi see tulnukate avalikustamine. See on nagu tehke see palun ära, siis meil on bingo täis, siis on nagu kõik nii läinud, nagu me oleme vaata rääkinud ammu, et aga kas sa ei arva seda, et nagu need tulnukad on juba olemas, aga nad ongi nagu, et neil on võimalik nii-öelda võtta see inimkuju, ehk siis sa ei tea, kui sul tänaval vastu kõnnib tulnukas? Absoluutselt, muidugi. See on common knowledge nagu. Jaa. Ehk siis ongi see, et kas me nagu nii-öelda üldse saame välja nagu selle info või teada seda, et nad on nagu päriselt olemas. Kui nad on nagu meie. Saad aru, mis ma mõtlen? No... Nagu aga ma arvan, nad peavad tooma selle meie ette. Kõrgema teadlikkusega inimesed nad niikuinii toovad üks, et see on ju vandenõuteoreetikud on ammu rääkinud seda, vaata, nad niikuinii teevad selle mingi hetkel, nagu me rääkisime sellest Epsteini värgist, et näed, meil on kuskil mingi haige eliit, kes joob verd ja sööb beebisid, nagu kõik mingi, see ei ole võimalik, vaata. Ja siis nüüd sul näidatakse ette ära, ja ma ei saa aru inimestest, kes käivad veel näiteks McDonaldsis peale seda, kui need failid välja toid, nagu nüüd päriselt avalikult sulle näidatakse, et jah, nii on. Kuskil mingi juut ütles ka, et jah, see on normaalne, et jah, me joome selle vere ära ja siis need lähevad kõik sinna kombaini, vaata, ja siis teeme kokku ja siis tuleb liha ja siis saadame sinna välja. Ja siis oli veel jutt, et tehakse taimandeid, tuhast, kus siis need inimkehad ära põletatakse,
see läheb tuhaks ja siis sellest tuhast saab diamond eesti keeles, noh. Teemand. Teemandid, jah, noh. Ja siis need celebritid kannavad kõiki neid bling-blinge seal. See kõik on naljajutt ja muinasjutt, mis me siin räägime, mitte midagi ei ole tõde, see on ainult meie muinasjutt, arvamus, blue, on ju. Kus seda peaks iga podcasti alguses ütlema? Sa võid panna selle lihtsalt sinna nagu descriptionisse. Ja, kui me teeme selle iga podcasti algusesse ka vaata, nagu mäletad, meil oli ajuloputuse väljakutsas vaata. Kas sa mäletad, kuidas see käis või? Ära usu mitte midagi, mida me tänases episoodis räägime. Kõik on muinasjutt ja väljamõeldis, tee oma uurimistöö, otsi oma tõde, kui sa meid usud, oled lihtsalt lammas. Kas meil on täpselt see üks ühele lause olemas siin ka veel või? Kas see oli meil kirjutatud nagu välja? Ma ei teagi. Praegu neid videosi, mul on arvutis kuskil. Ei, meil ei ole vist. Aga jah, ühesõnaga, et me tegu ei ole nõustamiskeskusega, ärge küsige nagu. Ma tarvitan seda vitamiini, seda koos, kas see on okei? Ma ei ole tasuta nõustamiskeskus, nagu ma ei ole, pöördun mu perearsti või olla selle küsimusega. Igaüks peaks nagu vastuseid iseenda seest otsima. Ai, kui hästi öeldud. Ja mis meil oli see miim ka, et kui sa ei ole iseenda arst, oled sa lihtsalt loll. Hippokrates äkki ütles seda kunagi. Ja Hippokrates. Kui ta üldse olemas oli. Pead nagu iseenda arst olema. Ja. Kui ta üldse olemas oli. Ja, just tuli välja, et kogu ajalugu on AI. Kõik ajalugu on AI-ga tehtud. Viimest. Nii et ei teagi, kes elas, mida ütles ja nii. Ei no, seda on ju öeldud, et sellest hetkest, kui tuli välja piibel ja kui seda hakati teise keelde nagu juba siis tõlkima, siis sellest saadik on nagu seda infot muundatud, on ju? No, absoluutselt. Ja. Logic, info muundatud, see ka vaata, me just rääkisime siin, et mingid sõjad, asjad ja nagu inimesed, kui te näete mingeid videosi praegu internetis kuskilt mingitest sõdadest asjadest, nagu kuidas sa saad midagi üldse uskuda. Ma mäletan hästi paar aastat tagasi, kui mis teed Gazad ja asjad, mis kogu aeg, kus need sõjad on ja videod ja asjad, ja no sa näed nii hästi ära, et see on mingi AI video, siis ei olnud veel nagu nii kõrgel kvaliteedil ka see meile kätte saada, on ju. Ja sa näed nii hästi ära mingi photoshopitud mingid puud sinna asjad, see on mingi, kuidas inimesed jagavad seda, on ju, levitavad mingit sükest infot ja paanikat, on ju. See mulle ka hästi meeldib eestlasest, kuidas Eestis, meie siin. Ja siis see sõda kuskil seal on nagu mingi Iisraelis ja kus iganes Iraanis on ja siis nad on mingi, jaa, täiega jagavad ja levita mingi oh my god. Mida see aitab? Kuhu sa oma tähelepanu suunad? Mida sa täna iseenda heaks tegid? Kas sa käisid trennis? Kas sa toitusid nagu hästi? Kas sa piisavalt vett? Liigutasid ennast? Nagu magasid piisavalt? Siis sa suunad oma tähelepanu sinna ja siis näed mingi õudusunenägu, sa oled hirmul stressis, ma ei tea, mida iganes veel. Närvisüsteem tuksis. Aga mille jutt poole? Kus täpsemalt? Et AI videod ja asjad. Ja, nii. Et nagu üks asi on jah see, et kuidas sa saad üldse mingit videot uskuda meil tänapäeva ajastul enam on ja teiseks see, et isegi kui see video on päris, siis selles maailmas seal võidi näiteks hologrammi kasutada, nagu meil juba aastal 2001 9/11 kasutati, mingit lennukit ei olnud, oli hologrammid, see on ulmefilm.ee, kes ei ole näinud. Et ei no samamoodi on ju nende Epsteini failidega, kas nagu tõesti inimesed arvavad, et esiteks iga nagu sükene salastatud või sükene info, mida Epstein kellegiga rääkis, ta tegi seda läbi e-mailide või? Kas nagu tõesti... Ja miks see peaks nagu avalikustama? Kes seda nõudis? Kust praegu see nagu asi tuli, et miks see üldse avalikustati? See tuli väga lambist. Keegi ei palunud, kuskil on mingit asja nagu selles mõttes. Ja seal on hästi palju on ju tuld juba ka neid nagu välja, et need mingid pildid, mis on nagu, et oh my god, ta oli nagu selle alaealisega sellega, siis see on nagu võetud mingist Insta-pildist, kus on nagu täisealised naised, neil seal nagu kõrval mingid modellid, vaata. No täpselt, mis iganes, aga see ei puuduta ju meie igapäevaelu praegu, ma räägin, kuhu sa suunad oma infot, tähelepanu ja mis infot sa tarbid. Ja nagu ongi üks, vaata, me lähme, vaata, esimene samm on see, et me nagu suuname hästi palju oma tähelepanu, kui me hakkame nagu saama aru, et mis maailmas toimub, on ju, siis meil läheb tähelepanu sinna, siis meil hakkab tähelepanu minema nendesse vandenõudesse, on ju, ja siis aina sügavamale ja siis nagu, aga need rabbit hole'id on ka tehtud ju sellepärast, et raiskaksid aega. Et sa oleksid selles Matrixis sees, aga nüüd mis on veel kõige ultimate rabbit hole, on see, et sa üritad sellest Matrixist nagu kogu aeg pääseda ja siis sa keskendud sellele väljapääsule, aga sa ei saagi niimoodi välja sellest ju. Ilus.
sa ainult keskenduksid välisele, sinna rabbit hole'i on ju, mitte ei vaata iseenda sisse ja jõua päris tõeni nagu. Jaa, enda sees. Enamus inimesed isegi ei tea, kes nad on. Täpselt. Mult ükskord küsiti, kuule, mis su lemmik vandenõu teooria on? Siis me mõtleme nagu, kas üldse tead ühtegi vandenõu teooriat? Nagu minust aastaid tagasi on mingi Epsteini asi, aga praegu nagu kõik on välja tulnud, nagu mis meil siin veel vandenõu teooria saab olla? Koroona on pettus, see on vandenõu teooria. Mis meil veel vandenõu teooria saab olla praegu? Ja ma ei oskanudki vastata, ma ütlesin, on ainult teooriad, on ainult faktid. Pole mingit vandenõud enam. Või vastupidi. Anyway, sa just ütlesid midagi, kust mul hakkas mõte jooksma. Matrix. Üks päev just mõtlesin, milleks üldse escape'ida, nagu miks me üldse välja tahame sellest Matrixist, nagu me oleme siia planeedile tulnud täpselt sellel ajal, miks mitte Matrix mäksida, võtame laenud, paneme lapsed kooli lastad, paneme räigelt nagu, miks mitte? Nagu ise me valisime selle kooli ju siin maa peal, täpselt, kus on nagu mingi kindlad süsteemid. Täpselt sellel ajal, täpselt siin, kus meil on võimalus võtta pangalaenu, on ju, elu lõpuni seda taguda, on ju, selles vanglas kinni olla. Miks mitte? Võtame räiged laenud kaela, lähme naudime elu, vaata. Aga nagu ma arvangi selles suhtes, et sa, ma ei tea, kas ma saan nüüd niimoodi välja öelda, et sa oled nagu escape'inud Matrixist, aga ma arvan, et nagu sa ei ole nii hullult Matrixis sees, kui esiteks sa saad aru nagu, mis maailmas toimub, aga sa ei lase sellel viia ennast sellele hirmu tasandile, vaid sa upitadki sealt ennast nagu veel kõrgemale, paremale tasandile, vaata, ja sa leiad nagu enda seest üles armastuse, sa leiad maailmast üles armastuse, sa hakkad looma armastust, ma arvan nagu, et sellega sa nagu nii öelda siis escape'id sellest Matrixist ja siis muidugi ka see, et sa ei ole vaata rahaori, sest et see on nagu see, mis hästi hullult hoiab sind selles süsteemis, sest sa oled sõltuv süsteemist. Et kui sa saad lihtsalt sellest välja, et sa enam ei ole süsteemist sõltuv, vahe pole, mis maailmas toimub. No jaa, aga selles suhtes kõik inimesed on kuidagi viis ikka sellest süsteemist sõltuv. Ainus vangla, mis saab olla, on sinu enda kahe kõrva vahel. Yeah. Et nagu sellest välisest Matrixist tänapäeval mitte keegi ei saa escape'ida. 2 gruppi, kes kõige paremini sealt escape'ida saavad, on ülirikkad ja kodutud. Ja. Nemad hiilivad maksudest kõrvale, saavad sellest nagu päris süsteemist veits väljas olla, on ju. Ja kõik muud, kes kannatavad jalaga perse saavad, on see kõik, kes sinna vahepeale jäävad kodututele ja siis sinna ülirikastele. Mitte ma ei räägi miljonäridest, vaid nagu miljardärist, mis iganes selle saavad, on ju. Et need on 2 gruppi, kes pääsevad sellest. Ülejäänud meie kõik oleme siin keskel ja valida, et kumma poole sa võtad. Kas ultra kodutu või ultra rich lihtsalt? No üks elu üks ja teine elu teine, vaata. Kogemuste pagasi pärast. Ja. Sa usud eelmistesse eludesse ikka või? Ma tean vastust, aga lihtsalt publiku pärast küsin, vaata. Ja nagu vaata, miks ma sellest usun, on sellepärast, et kunagi ma nagu tõlgendasin mingid olukordi selliselt, et ma olen neid unes näinud või mingi déjà vu, vaata. Aga nagu tegelikult, mis on see, et see on siis 1-2, ma ei tea, mis ma arvan, et on tõsi minu jooks, kas see, et see on juhtunud eelmises elus või see, et mul tuli meelde, et see on mu selles contractis kirjas, lepingus kirjas. No näiteks mina arvan seda, kui sul on déjà vu tunne, vaata, siin elus praegu déjà vu, on ju, siis see tähendab reaalselt seda, et sa oled sellel õigel rajal ja ajaliinil, vaata, kus sa pead olema. See juba on vaata ära olnud niikuinii, kõik on paralleelselt samal ajal, on ju. No ongi see, et nagu et kontraktis kirjas, nagu põhimõtteliselt täpselt, just. Aga minu arust just need eelmiste elude nagu mõjutsed on nii ägedalt näha nagu just, et mingid iseloomud ja teadmiste asjad nagu täis mingid teadmised ja mingid teemad, mis sind hästi kõnetavad, tõmbavad, vaata, või osad lapsed näiteks, kes on, ma ei tea, 2-3 aastat oskavad rääkida mingid trumme juba mängida, käsi käib räägid, sa vaatad, või mingid klaverit on ja siis kõik vanemad on mingi, meil sündis geenius, aga tegelikult lihtsalt mäletab seda eelmisest elust. Ja, täpselt. Et selles suhtes nagu... Kas sa oled üldse rääkinud nagu siin podcastides või kuskil videotes enda nagu kogemusest? Ma ei tea, ma arvan, et ma kuskil poole sõnaga olen, vlogis näiteks olen kindlasti maininud, et ma tegin... Ühesõnaga, et sa käisid hüpnoosis? Ja, või noh, mul koju tuldi. Anastassia Kaldussova tegi me hüpnoosi. Ja see ei ole mingi see, et sul mingi pendel käib siin ja siis hüpnotisöör ütleb, et tee kukerpallis sa teed, on ju, et see on lihtsalt, sa lõdvestud, sa lähed ilusti õigele sagedusele, oled relax ja hakkad ise rääkima, mis sa näed, on ju. Ja mul kõik pildid jooksid ja lihtsalt rääkisin ja 2 tundi diktofon töötas, et tihti sa unustad ära, mis sa ise räägid, vaata, et sa pead ikkagi salvestama seda. Kuigi mul on kõik nagu meelest päris hästi.
ja ma pole pidanud järgi kuulama, aga võib-olla 10 aasta pärast on meelest läinud. Ja ma tegin seda eelmine suvi ja nüüd see suvi ma tahan teist korda teha. Sest ma nägin hästi, ma ei tea, kas rääkida või mitte, nagu, aga Okei, miks sa tahad teist korda? Mitte, et ma juba ei oleks, aga ma tahan teist korda sellepärast, et eelmine kord mul näidati hästi kronoloogiliselt, vaata kõik need viimased hiljutised ja need olid täpselt ainult mul selle, kuidas ma ütlen siis, character development'i pärast, aga ma tahan just teada, kus mul need teadmised tulevad ja nagu teiste planeetide kehastusi näiteks, et praegu mul ainult järjest siin nagu hiljutised, mis siin planeedil järjestikku olid, on ju. Kõik näidati ilusti ära, aga ma tahan nagu kaugemaid natukene, et ma tean, et mind on elusalt põletatud, vähemalt korra ja näiteks mingi Atlantise aega tahaks näha. Neid kahte ma tean nagu juba kindlasti, aga seda veel nagu täpsemalt. Ja siis mingeid teisi planeete näiteks, ma tahaks oma koduplaneedist rohkem teada, et ma juba nagu mingeid fakte tean. Fakte. Aga see ongi nii äge, et vaata, keegi saab öelda, et see on lihtsalt sul mingi kujutlusvõime ja sa mõtled ise välja, sa oled filmis näinud neid asju, kuule ma pole siukseid filme vaatanud, ma pole siukseid pilte kuskil näinudki, see ei saa suvaline info kuskil mu alateaduses olla, et see peab olema seal nagu. Ma suhtun suht alati nagu kõigesse siukse, ma püüan nagu hästi skeptiliselt nagu suhtuda, et mitte nagu liiga uskuda kõike. Ja siis ma ka uurisin hästi palju just seda hüpnoosi teemat ja seda, et nagu, et näha neid eelmiseid elusid ja Redditis on hästi palju nagu inimesed kirjutanud siis enda kogemusi ja nad ütlevadki, et nagu, et see, kuidas sa seda nagu, sa näed nii palju detaile, et see ei ole võimalik, et sa seda nagu ette kujutad või nagu kuskilt näed ja siis lihtsalt nagu mingi mõistus loob mingi, mis iganes vaata. Täpselt. Et see pidin lihtsalt nii, et ma ei oska enda kujutust öelda. Ma mõtlesin, siis kui sa ütlesid, et sa seal käisid, siis mul tekkis siukene, et kas minna. Ma isegi kirjutasin kusjuures Anastasiale, aga siis kuidagi, ma ei tea, vist ei ole õige hetk. No täpselt see hetk peab õige olema, inimene peab valmis ka olema, et Anastasiisku, et mingi hetk siis inimesed hakkasid talle kirjutama, tahan ka eelmistesse eludesse näha, et kuulge, tulge mõistusel nagu, et tehke oma praegune enne korda, mis te sinna eelmistesse lähete, kui seegi pole korras, et ainult hästi tugeva psüühikaga tugevad inimesed võivad seda üldse teha, on ju, paljud isegi ei või seda teha, enne peab sul selles elus kõik paigas ja korras olema, kui sa üldse võid minna kuskile eelmiseid elusid sobrama, on ju, et kui sul praegu siin kõik lappab, siis nagu sorry, aga miks? Et siis tee nagu muid, miks sul on rahaasjad kehvasti, miks sul on suhted kehvasti, võt neid hüpnoose võid teha siis, on ju. Ja täpselt. Et mul nagu tekkiski endal nagu siukene mõte, et ma praegu keskendun nagu sellele, mis nagu siin materiaalses elus toimub, vaata. Et see on nagu siukene, mis mul on praegu hästi nagu teemas on see, et vaata, hästi korraks ma nagu läksin sinna, et hästi see siis siuke vaimne, spirituaalne see teema, vaata, et kuidagi kaldusin sinna, aga siis ma sain nagu ise korraks aru, et oota, me oleme siin materiaalses maas, miks me tahame kuskile pilvedesse nagu kohe minna, on ju siit, et nagu ela seda materiaalsust siin nagu läbi, vaata, ela neid kogemusi siin läbi, mida sa siia tulid kogema ja nagu see käibki hooti minu arust ka see spirituaalne teema, vaata. Et mingi periood on täiega teemas, siis jälle mingi arenenud on see rabbit hole'is, siis tuleb tagasi maa peal, vaata. Siis lähed natuke aega mööda, siis jälle tuleb mingi tuhin peale, siis on nagu, oh my god, ja siis sa oled jälle norm, vaata. Suht jah, on küll olnud nii, jah. Aga millest veel? Oota, mul oli kusjuures selles samas teemas midagi. Ja ongi vaata see, et seoses sellega, et eelmiste eludega on ka see, et nagu, kuidas on niimoodi, et nagu mingite inimestega esiteks on see, et nagu sa lihtsalt kohe nagu siuke, et nagu me oleks mingi terve elu tundnud lihtsalt üksteist, vaata. Nagu meil oli see, et me nagu esimest korda ja kõige naljakam veel enne, kui me nagu kohtusime, oli see, et kuna sa olid armastuse malevas olnud, on ju, ja siis koroona ajal me kaaslasega nagu vaatasime seda armastuse malevat ja siis ta nagu täiesti mingi nagu lihtsalt, ma ei tea, kust ta võttis selle, ta oli nagu, et pane tähele, te olete varsti pestikad. Mitu aastat enne. Ja siis ma olin nagu, et miks sa seda arvad, nagu me ei tunne üksteist elu sees, me nagu, miks me peaks kokkugi saame, vaata, või nagu mul oli nagu täis, mida seletad. Trenni mulle, tahtsid bikini fitnessiga lavale minna, siis me hakkasime trennis rääkima, siis ma mingi, meil on päris sarnane maailmavaade. Okei, davai. Terve see üks trenn lihtsalt rääkisime, me ei jõudnudki trenni teha, see oli väga vot mis treener. Aga ja siis ma kutsusin külla ja mäletad lihtsalt minu juures mitu tundi järjest me mingi lihtsalt seisame püsti ja ma olen mingi, see raamat, tead, see teema, oh my god, sa ka või, ja siis kus juures ma mäletan nii hästi, me ütsime ka veel seda siis seal minu juures, et issa me nagu tunneks üksteist juba mingi terve elu, vaata, ja me ütsime ka seda veel.
et Nii issand nagu haige. tunneks juba mingi üksteist nii ammu, et nagu Jaa. eelmisest elust vaata. ja siis samamoodi on mul olnud enda nagu kaaslasega see, et nagu lihtsalt nagu lihtsalt nagu mingi, ma ei tea, nagu No sa tead lihtsalt. jaa, see on nii haige tunne. Ja teine asi, mis on see, et näiteks ka vaata ajalootunnis näiteks, noh, muidugi meil need, mis õpikutes kirjas on, see ei nagu vasta tõele, aga ma ei tea, kas Mingid sul teemad. oli nii, et sul on nagu ainult mingid kindlad Jah. teemad, mis sind tõmbavad ja Jah. mul oli ainult üks teema ja no vaata, ma käisin Soomes koolis, me ei rääkinud üldse mingitest Eesti ajaloodest või midagi, et ma sellest ei Maailma tea ajaloost. midagi. Aga me rääkisime rohkem, noh, mis keskendusime Soome ja siis mingid nagu mingi teemad, mida siis ilmselt igas riigis räägitakse. Ja ainukene, mis mind juba enne, kui meil üldse nagu need teemad nagu võeti tundides üles, oli nagu siis see Auschwitz ja kõik nagu see teema. Ja see on ainukene, mis mind üldse on huvitanud ajaloost, mis on nagu nii veider. No, see Aga tähendab, samas ma ei taha minna sinna Auschwitzi nagu koha peale. Mhm. Mul on see alati olnud, et ma ei taha sinna minna. no vot, kuidagi mingil viisil olid seotud. Ma ei tea, ma ei ole vaata hüpnoosi teinud, ma ei tea. No küll see õige hetk tuleb, kui tahad teha, vaata. Ja kui tahad, siis teagi. Jaa, võib-olla ei ole vaja isegi teada, vaata. Täpselt. Kõik asjad juhtuvad nii põhjusega ja küll õige asi Jaa. juhtub siis, kui ta juhtuma peab, vaata. Mhm. Me rääkisime sellest ka, mis me rääkisime just enne, et see Dubai ja siis on mingi pommitamised ja asjad ja et kui sa oled seal hotellis ja siis järsku mingi pomm tuleb sinu pihta, et oligi see, et ma ei hakka kuskile keldrisse jooksma, kurat, ma olen maksnud selle hotelli toa eest, ma jään oma tuppa, vaata kui pomm tuleb, siis tuleb, et noh, ma olen õiges kohas, on ju. Mis nagu üldse võimalus see on, et just minu korrusele see pomm tuleb, ma võin rahulikult külge keerata ja magada oma une nagu seda. Ei hakka ma kuskile keldrisse jooksma kõik kitama. Ja kui tulebki pomm, nagu ega ma magan ju. Aga nagu tegelikult on see ka, et vaata, kui sul on närvisüsteem endal nagu sisemuses korras ja sa tead nii selgelt nagu, mis sul elus juhtub ja nagu näiteks minu puhul on see, et ma nagu tean nii selgelt seda, et ma elan nagu väga kaua ja sellest keskmisest vanusest väga palju kauem ja mul on see teadmine nii tugevalt sees olemas, siis nagu ma ei satugi sellistesse kohtadesse, kus midagi juhtuks ja kui kuskil isegi, ma ei tea, võib-olla mingi asi tekitab hirmu, siis ma tean, et ära ma ei sure ikka, vaata. Et nagu noh. Ja kui surengi, siis pidigi nii minema. Saabki varem ära. Sa tahad siit varem ära või? Mis mõttes varem? Sa oled nagu mitu korda seda nagu lauset maininud, et nagu tahaks juba ära saada. Ma tean, see mul praegu selles mõttes viimane kord, mis mul tuleb pikem paus. Mitte, et ma mitte kunagi siia tagasi ei tuleks, aga just selles mõttes, et nagu pikem paus selle maise aja mõttes siis nagu see aeg, mis siin toimib. Et ma nagu, mul on kopp ees nagu number 9 ees, et laske ära juba, ma olen nagu nii palju teinud, ta on puhata. Et aga sa rääkisid vanusest, vaata, et elad keskmisest nagu vanemaks ja et varsti ongi need inimesed elavadki ju normaalselt nagu 120 kuni 150-200 aastat on ja me hakkame välja nägema nagu 35 kuni 50 aastat vanad on ja et me ei vanane enam niimoodi, sest kõik need asjad ajad, vananemise protsessi kõik hakkavad siin nagu teistmoodi toimima. Siis kui inimesed oma uskumussüsteeme muudavad on ja nagu aktsepteerivad ja vastu võtavad need muutused. Et praegu, enamus on ikkagi seal. Ma arvan, et läheb nagu 8, vaata. Et üks ongi nagu need, kes elavad seal 15 minuti linnas ja on mingi elektriauto ja AI ja robot ja täpselt ongi. Ja need mingid elektroonid prillid ees. Ja see chip vaata ajus on ja siis, et sa näed rekordid oma silmadega kõike. Ja siis teine grupp on see, kes elabki nagu loodusega koos. Kui saad aru, et kunagi isegi ei olnud niisugust sõna nagu loodus, sest et nad ei pidanud, see oligi nagu see, mis oli, vaata. Et see ei olnud nagu eraldi mingi eraldatud inimesest, vaid see oli see nagu. Ma ei olnud niisugust asja nagu loodus, nüüd lähme loodusesse, see tuli nagu koos linnaga, vaata, et on linn ja see loodus on ju. Ei, oli ka ainult see. Nii haige mõelda lihtsalt. Ja see on samamoodi vaata söögiga, et nagu ennem kunagi oli lihtsalt nagu oli söök. Nüüd see söök on dieet, on ju. Ekstreemdieet. Vaat. Ekstreemdieet on see, kui sa peale Epsteini faili ikka Mäkki lähed täiesti haige. Mäkk serveerib mingi 70 miljonit inimest päevas nagu. Ei oskagi kohe midagi öelda. No kus need lehmad meil kasvavad siin siis niimoodi, vaata. Kelle liha te sööte. See hot dogi uurimine oli ka hea, vaata.
et hot dogist leiti inimese DNA-d sellest vorstist. Ja funny oli see, et see polnud isegi nagu see tavaline kana või mis iganes loomalihavorst, vaid veganvorst. Ulme! Ja selle leiate kõik just internetist ise, kui tahate. Meie räägime lihtsalt muinasjuttu. Aga ma tegin Instagramis seda question ringi üks päev siin küsimuste tiiru ja keegi pani hullult pika teksti sinna, et palun anna mulle infot mingi vaktsiinide kohta, et mul on räigelt vaja oma mehele tõestada, et mu laps saab varsti paari aastaseks ja ma ei taha uusi vaktsiine talle teha, aga mu mees ei usu, ma pean talle näitama nagu tõestusfakti asju, et ma ei leia infot. Ja ma mingi, et okei, esiteks. Alati on see, kui sa tahad infot leida, sa annad selle nagu, kuidas ütlen siis taotluse või sõnumi, et mul on vaja infot selle kohta, siis see info tuleb sinuni. Ja kui see info ei tule, siis järelikult sa ei ole valmis selleks infoks ja see info ei pea sinuni jõudma. Et see on number 1 asi. Ja number 2 asi, siis ma ei mõtle nagu suhet. Nagu teil on nii eriarvamused maailmast ja maailmavaated on nii erinevad. Mõtle, kui õudne nagu see, et aga vaata, see ongi see asi, et valitakse kaaslane mille põhjal? Välimuse või rahakoti põhjal? Ei vaadata seda, mis on ta uskumused, mis on ta elustiil on ja kõik see. Ja siis, mis tehakse teiseks, on see, et saadakse kohe laps ära. Nagu kuhu teil kiiret on? Ja vaata, siin on see asi ka, et nagu aastaid tagasi see kaaslase valimine käis teistmoodi täpselt nagu sütsid, vaata. Pluss siis, et võib-olla sinu need hobid olid ka samad, nagu temal on, te olitegi samal tasemel, ma ei tea, käis ta ainult pidudel ja jõite, kõik oli äge ja siis olitegi koos, on, aga nüüd üks inimene areneb, on ja, teine jääb maha, siis teil polegi enam, te ei klapi enam, on ja, punkt. Aga nagu praegu ma arvan ka hästi palju, et need suhted ei ole enam samasugust nagu vanasti enne, vaid nüüd need suhted, uued suhted on üldse nagu sõpruse peale üles ehitatud rohkem. Kui vaata see, et ainult välimus ja kõik nagu need asjad, mis enne olid. Aga nüüd on see, et sul peab olema see sõprus ja siis sinna tulevad kõik need muud asjad peale. No selles suhtes, et õige viis on olnud alati, ma arvan, et niimoodi nagu valida on ju seda. Aga nagu siiski isegi, kui nagu inimesed seda teavad, nad ikkagist väga paljud valivad täna nagu kaaslast, kas siis ainult välimuse või ainult rahakoti põhjal, vaata. Et ma arvan, sa tead isegi ja siukseid inimesi on ju, kes nagu, võib-olla ta on nagu ideaalne kaaslane, aga oi, tal ei ole nagu rahakott piisavalt suur, ta ei sobi mulle. Nagu, mis see loogika on? Sa ise saata teha sobivaks. Täpselt. Ja nagu see nagu võimalus, et sa leiad nagu kaaslase, kes on juba nagu ülirikas, on nii palju vähem tõenäolisem kui see, et sa leiad enda jaoks nagu päriselt õige kaaslase ja te koos arenete ja ehitate seda impeeriumit ülesse. Naine teeb mehe rikkaks. Täpselt. No siin oleneb ka muidugi, mida sa tahad, vaata. Nagu kõik on võimalik. Sa lihtsalt pead ütlema, mis sa tahad, punkti annad taotluse sisse ja saad, vaata. Ja see ongi, vaata, see ka, et nagu sa ütlesid, et naine teeb mehe rikkaks, on ka see, et ega sa võid võtta nüüd selle, kes on juba rikas, aga kui sina oled naisena nagu vaene sisemuses mõistuses, sa teed selle mehe ikkagist vaeseks lõpuks, et teil ei ole raha. Täpselt. Ja ta ei pea sind üleval. Ilus, täpselt nagu sa ükskord enne ütlesid ka, vaata, et see üks sama mees 2 eri naisega, ühel naisele parim mees, provider, kannab kätel, teisel naisele mitte midagi. Täpselt. Võib-olla isegi elati selle naise kulul, vaata nagu. Et nagu sina otsustad seda, kuidas see mees käitub. Ja nüüd tuleb meil tänane teema, mis meil juba korra enne läbi käis, enne salvestust, enne kaameraid siin, et kõik teised inimesed on sinu enda peegeldus. Sa ütlesid, vaata, et kunagi ei saanud sellest üldse aru. Ma ei saanud selles mõttes aru, et nagu ma ühest küljest nagu ma mõtlesin, nagu ma teadsin, et see peab olema päris, vaata, et kõik on sinu peegel, sest et kuidas on niimoodi, et mina näen ju sind, vaata, ühtemoodi, keegi teine näeb sind hoopis teistmoodi, järelikult sa pead kuidagi olema minu peegeldus, vaata. Nii, ja siis on see, et on ju need, et mingi, mis sind trigerdab teises inimeses, et siis nagu see on see, mis tegelikult sul trigerdab nagu ennast, vaata, nagu mis sul endal on, et mingid nagu teemad. Ja mul oli nagu aastaid ikkagi see, ma nagu mõtlesin, et nagu, et ma näen mingis inimeses mingit asja, mis mind nii trigerdab ja ma ei saa aru, miks see mind trigerdab, sest et mul ei ole seda kvaliteeti minus, nagu, et mis asja, vaata, mis värk on. Ja nüüd alles hiljaaegu ma nagu mõistsin seda asja, et see läbi siis erinevate harjutuste, mis ma läbi tegin, ma sain aru sellest, et see, kui
mingis inimeses midagi trigerdab, siis a la näiteks sa oled üleolev, ütleme näiteks. Ülbe näiteks minu jooks, et ma arvan, et sa oled ülbe, on ju, sest et see, kui mina arvan, et sa oled ülbe, ei tähenda, et kõik maailm teised inimesed näevad seda niimoodi, on ju. Mis tähendab seda, et see on minu peegeldus. Vanasti ma arvasin siis seda, et okei, et kui see on nagu see peegeldus, see tähendab seda, et ma olen siis ülbe või. Aga ei ole ju, ma ei näe ennast ülbena, vaata. Ja läbi nende harjutuste ma sain siis aru seda, et kui näiteks tuua see konkreetne näide, et kui ma näen sind ülbena, siis see võib tegelikult või üleolevana, siis see võib tegelikult tähendada seda, et ma surun ennast äkki liiga alla ja ma peaksin nagu ennast nagu rohkem näitama sellena, kes ma olen, vaata. Ehk siis see on see, kuidas see peegeldus tegelikult töötab. Ja see on nagu mind blown, nüüd on nagu nii hea, ma tahan nagu iga inimesega, kes mind trigerdab, nagu lihtsalt need harjutused läbi teha, et aru saada, et okei, mis mu sees on, vaata, mis mu need mingid varjukohad on, millega mul on vaja nagu tegeleda. See on nii äge, kui sa lõpuks aru saad, vaata sellest, sa oled mingi see on nagu nii äge, vaata. Või kui täpselt keegi ajab sind närvi, vaata. Või näiteks sul on, ma ei tea, kaaslasega mingi tüli, vaata. Sa oled mingi, et ma tülitsen ise endaga nagu, mis mul viga on, vaata. Tema ei ole süüdi, mina olen süüdi. Oh my god. Ja siis, kui sa sellest lõpuks aru saad, siis nagu, ma ei tea, elu on nii lihtne lihtsalt. Sa arvad, kõik oled lihtsalt sina ise. Kõik, mida sa koged, kõik, mida sa näed, see on siis sina ise. Ja vaata, siin me jõuame tegelikult tagasi selleni, et vaata, meil tuli korraks see teema, et nagu, et ma ei ole kõigiga üks, on ju. Ja ma hästi palju ka mõtlesin selle peale nagu neid taipamisi, on ju. Ja selles suhtes ikkagist, et kui ma ei ole pedofiilidega üks, ma ütlen seda ikka veel, on ju. Aga jällegi see, et sa, nagu nüüd ma vaatan seda teise külje alt, et nagu, et see, et sa oled kõigiga üks, on nagu see, et ongi, kes ju sind peegeldavad, sellepärast minu eluteel ei tulegi mingi pedofiil ette, ma ei ole nendega üks, mul ei ole mitte midagi, nad ei peegelda mulle mitte midagi, vaata. Ja ongi see, et ma olen kõigi nendega üks, kes minu eluteele satuvad. Ehk siis selles suhtes, kui me nagu seda niipidi vaatame, siis ma nõustun sellega. Wow. Vaata, mis taipamised siin tulevad mingi. Aga see ongi see, et kui keegi, oi, koer hakkab kukkuma, ma lipelt alla. Jäi nii sügavas sunnet. Aga see ongi vaata see, et kui keegi ütleb kuskil seltskonnas, et jaa, ma tunnen teda, siis nagu ei, sa ei tunne mind, kui sa nagu viimati suhtlesid muga aasta aega tagasi ja siinkohal, ei, sa ei tunne mind, kui sa suhtlesid minuga viimati 6 aega tagasi. Nagu eile nagu ma muutun nii kiiresti lihtsalt. Ja, sama. Mõtlen ka nagu, et vaata, et osas asju 3 päeva tagasi tegi mingi video, mingi postitusema, mingi, see ei ole mina enam, sorry, vaata. Et see, see ongi see võib-olla, mis mind nii tagasi hoiab nagu selle sisu tootmisel ka, vaata. Nagu et sa kardad, et sa muutud nii kiiresti, et siis kõik sisu on vana juba. Ma ei kardagi, vaid ma filmin video ära ja siis ma hakkan mingi 2 päeva hiljem seda siis nagu kokku panema või töötlema, siis ma olen nagu, et ma juba räägiks täiesti teist juttu, et ma ei saa seda üles panna ja siis ma olen selles loophole'is kogu aeg lihtsalt. Siis tee töötlus ja postitus samal päeval. Ja ma pean seda hiljem. Sinult ja õppust võtma. Sul on nagu see, et kohe salvestad ära juba kohe nagu üles ära. Oleneb ikka, jah. Oleneb, jah. Oleneb. Mul on praegu, mul on nii palju lihtsalt neid eri kontosid ja asju, nagu mida hallata üleval pidada üksinda. Et vast on küsitud, kes on manager või kes see postib nagu mina? Produtsent, režissöör, kaameramees, stilist, valgus, heli, kaamera. Väga crazy. Vahest ma tahaks ise ennast kloonida. Jaa, ma olen kast mõelnud. Aga kindlasti me jõuame sinna, kus see saab võimalikuks. See ongi see, et vaata, kui sa oled see ülirikas, siis sul on kõik võimalik. Nagu. Absoluutselt. No, täpselt Ja, midagi muud ei olegi. Punkt. Kui ülirikas olemagi, et kõik võimalik oleks selles suhtes. Nagu mõtle, sa saad. Sa võid mõelda, ma tahaks täpselt endasugust ühte veel, on ja ma ei tea, kes täpselt oleks mu kaameramees, on ja. Tee taotlus, pane teele ja saad. Sul tuleb lihtsalt üks inimene, kes on täpselt nende samade kvaliteetidega, mis sul on ja ta teebki sul selle täpselt asja ära, mis sa tahtsid, on ju. Kas sa kuskil sa oled öelnud, et sa küll neid uue aasta lubadusi vist päris ei tee, on ju? Või mis üldse tähendab uue aasta lubadus? Mis ma teen on see, et ma ei luba mingi see, et nüüd hakkad iga päev 2 liitrit päevas vett jooma nagu see ei tööta nii, sa pead panema nagu sa elustiili paika ja lihtsalt elama mingit elustiili, mitte tegema mingeid lubadusi, mida sa täidad 6 aega ja siis jälle lähed oma vana elustiili peale tagasi, vaata. Aga mida ma teen iga aasta on see, et ma
manifesteerin siis nii-öelda, vaata. Ja ma panen paika nagu selle, milliseks mu elu siis kujuneb nagu selle järgmise kalendriaasta jooksul, sest et aastavahetust veel ei ole olnud, ei ole veel olnud. Oleneb, mille järgi me vaatame. Oleneb, mille järgi vaatame, uus aasta algab aprillis. Ja mingi hobusaasta vaata hakkas mitte ärme ütle aprillis, ütleme kevadel. Siis kui loodus ka ärkab, loogiline. Aga hästi huvitav on see, et mul lähevad hästi nagu paljud asjad ikkagi lähevad seal nagu täppi. Ja üks asi, mis mul üks aasta oli, mis ma kirjutasin, kas see oli siis eelmise aasta kohta või mingi aasta kohta oli see, et ma tahan endale mingeid siukseid sõbrannasid siis, kes nagu kellega mingi, ma ei tea, saaks hästi palju shoppamas käia, kohvikutes käia, saaks nagu mingi meikida koos ja nagu kes oleks ka nagu mingi selle vibe'i peal. 2 aastat nagu Angela ei olnud. Ja, sest et sa ei olnud ja mul oli nagu see, et sinuga nagu kõik asjad olemas, aga see üks asi, mis on puudu, on see, et ma olen siuke, et ma tahan kellega käia koogikesi söömas, ma tahan kellega koos meikida ja nagu siukest asja teha, vaata, mingi shoppamas käia seda. Siis ma panin selle enda sinna kirjast nagu peale seda Angela lihtsalt upgrade, siis ongi see, et kas nüüd sina teged endaga tööd või ma manifesteerisid sina. Delivered. Thanks. Ma, issand, vaata, me võtsime 1 aastavahetuse koos vastu. See oli vist 2 aastat siis tagasi, on ju. Ja me tegime elukaaslasega niimoodi 1 paberi peale, siis me olime kõik koos ja see oli nagu kõik pidi tegema, vaata. Ma tavaliselt selliseid asju ei tee. Ja see 1 lause panin mina, 2 lause pani tema. Niimoodi järjest panime, siis murtsime. Ja nagu panime kordamööda 1 paberi peale, siis murtsime kokku ja noh, see aasta nüüd siis vaatasime, mis seal kirjas oli. Esimene lause tema poolt. Mind you, meil ei olnud plaanis mitte kuskile kolida. Nagu me elasime oma kodus. Oota, mis aastavahetus see nüüd on, siis kui me koos olime? Jaa, 2024 vastu 25. Nii, me elasime oma kodus, meil ei olnud plaani kolida ka midagi. Nii, mina ei teadnud, mis ta oma prantsuse keeles sinna kirjutas, tema ei teadnud, mis ma eesti keeles sinna kirjutasin. Ja alles nüüd aasta aega hiljem, aastal 2025 vastu 2026 aastavahetus, võt siis ma sain teada alles, mis ta kirjutas sinna oma keeles, on ju. Siis ma ei saanud lugeda ka enne. Esimene lause on: me elame kõige suuremas, maha tõmmatud, ilusamas korteris. Siis ma olimegi, meil on plaanisegi kolida, miks sa kirjutasid siukest asja, vaata. Noh, ja siis peale seda kirjutamist 3 kuud hiljem me elasime nagu 220 ruuduses korteris, on ju. Et ma ei tea, miks sa panid selle nagu tahtsid või? Et nii huvitav, nagu, et ei olnud siukest plaani, tüüp pani kirja ja siis nagu, palun, siin on, lihtsalt pane kirja ja tuleb, on ju. Ja viga on siin inimestel selles, et nad hakkavad mõtlema, kuidas nüüd seda teha saaks ja kuidas see nüüd tuleks. Sa limiteerid võimalusi. Kuidas viska lihtsalt mõttest välja nagu? See ei ole sinu asi. Sinu asi on see, mida sa tahad. Teha selgeks. Detailselt. Ja võtta vastu otsus. Täpselt. Ja tegeleda oma uskumuste süsteemiga, sest kui sul on seal asjad ligadi-logad, siis need asjad manifesteerimine ei tööta, on ju. Aga mulle nii meeldib see, et vaata, et sa ütlesid, et ta pani nagu, et me elame, on ju. Siis see on ka nagu üks asi, mis ma tean, et on inimestel juhtunud, kui nad on teinud nagu pannud paberi peale kirja ja siis nad on pannud niimoodi, et mina teen seda, minu nagu, ta isegi ei ütle minu kaaslane, vaid ta ütleb näiteks nimevad, ala näiteks Angela teeb seda, aga sa oled juba sinna sisse kirjutanud, et ei ole koos. Miks te neid asju koos ei tee, vaata? Täpselt. See on juba sinna sisse, nagu see ongi see, et sa pead nii ettevaatlik olema selles. Jaa. Ma just ükspäev nägin videot ka, kuidas kõik see sõnamine ja nagu kui suur jõud on ju sõnadel, mõtetel, et ingliskeel, miks kutsutakse need spelling? See on reaalne nõiduse peale, paneme selles mõttes, et hello, nagu hommikul esimese nüüd on hello on ju, hell, juba põrgus on ju. See oli veel mingi nii ägedaid näiteid sõnadest, nagu kuidas see lihtsalt breakfast, breaking the fast. Ja kuidas see lihtsalt nagu, see oli väga nagu negatiivse mõttega need kõik sõnad ja laused seal nagu, ma praegust täpselt ei mäleta. No ongi see vaata friend, eks nagu sõber nagu lõpeb on ja boyfriend on ju, nagu kõik need asjad on nagu, et end, seal on juba sisse kirjutatud see, et see lõpeb ära. No jah, täpselt, et sa pead hästi nagu eesti keeles tegelikult saama, vaata kus eestid ütlevad, et nagu ma ütlen mingi halb asi juhtus, ma ei tea, ma murdsin oma jalaluu tänu kõrgetele kontsadele.
miks sa tänulik oled siis nagu, et see on selle tõttu, mitte tänu on ja või kole ilus nagu või mingi hullu, kuidas öeldakse? No ühesõnaga eesti keeles on meil mingid siuksed väljendid ka. Ja praegu ei tule pähe, aga on ja hästi palju on siuksed nagu, mis tegelikult nagu sõnud ära ja vaadake, kuidas te räägite, sõnadel on suur jõud. Näiteks vaata, mida kasutatakse hästi palju, mis ma olen kasutanud ja siis nüüd iga kord, kui mul nagu tuleb jälle, siis mul, mida ma just ütlesin, on see, et vaata, kui sul hakkab mingi käsi või jalg surisema, siis sa ütled, et mul suri käsi ära. Miks sa ütled nii nagu? Jaa. Või see näiteks, kui sa oled haige, ja siis keegi küsib, noh, kuidas läheb, kui ma olen haige. Ei. Sa oled tervenen. Täpselt. Ma tervenen. Mu keha puhastub praegu. On puhastusprotsess. Ma on juba terve. Su rakud tunnetavad, kuulevad kogu aeg pealt, mida sa räägid, mis olekus sa oled. See häälestatus nagu on nii oluline. Absoluutselt kõikide teemadega, mis siin elus sul on nagu. Sellepärast ongi see ka vaata, et ei ole olemas koledaid inimesi, on ainult olemas kole mõistus, sest et kui sa räägid kogu aeg koledaid sõnu, mõtled kogu aeg koledaid mõtteid, ümbritsed ennast kõige koledaga, vaatad koledaid filme, kuulad koledat muusikat, siis see tuleb su näos välja, sa oledki lõpuks kole. Aga nüüd, kui sa mõtled ilusaid mõtteid, sa vaatad ilusaid asju, sa ümbritsed ennast kõigega, mis on ilus, ja sa räägid iseendaga ja kõigi teistega ilusalt, siis see nagu väljendub su näos ka, vaata. Jah, no siin jälle see häälestatus ja uskumus, et näiteks, et ühe jaoks on see muusika jumala kole, et see mingi Taylor Swifti laulud on ja ma ei suudaks elu sees kuulata, jumala kole minu jaoks. Ja siis teine kuulab, issand, nii ilus, minu lemmikmuusika on ja, et kus sa ise oled, mis sul enda need uskumused ja häälestatus täpselt on, et nagu, kuidas häälestatud on. Nii lihtne ongi, et minu müra terrori laulud mulle väga sobivad ja tõstavad väga palju mu vibratsiooni, kuigi võidakse öelda, et see on nii madal sageduslik heli ja mis iganes on ju. Aga minu jaoks toimib, noh. Täpselt kellel mis leia, lihtsalt ela enda mullis nagu. Ja sind huvitab, mida keegi teine ütleb. Me oleme mulle nii erinevad. Mulle nii meeldis su üks story appi, nagu mul jäi see nii nagu mõttesse tükiks ajaks oli see, et keegi küsis sult, et nagu soovita mingid filme või raamatuid. Mis sa vastasid täpselt? See oli nii hea vastus, et mingi, et ma ütlesingi nii, et miks sa tahad teiste mõtteid lugeda või midagi? Täpselt, ma ei soovita sulle mitte ühtegi filmi ega raamatut. Ma soovitan sul olla iseendaga, panna ära kõik kõrvalised raamatud, telefonid, filmid, minna loodusesse jalutama, siis istuda üksinda iseendaga, panna silmad kinni ja vaadata enda sisse ja vaadata, mis lugusid ja vastuseid ja asju siit seest tuleb. Mitte see, et ma tahan lugeda kellegi teise kirja pandud mõtteid ja uskumusi, on ja mingi teine film. Mitte, et neid asju ei peaks tegema, aga lihtsalt nagu suurem inimesed ei vaata piisavalt enda sisse, ei tegele piisavalt iseendaga, ainult see väline, anna mulle mingi raamat, anna mingi film. Unusta ära. Vaata ise ennast enne. Ja nende enesearengu raamatute ja kõige nendega on see, et need on head, kui sa võtad nendest nagu inspiratsiooni ja su enda mõtted hakkavad vaata voolama, mitte see, et sa võtad kõike, mis seal kirjas on absoluutselt tõena ja niimoodi, et muud varianti ei olegi ja näiteks sellised raamatud ka, et ma ei tea, kuidas mingi edukaks saada või midagi. See võis olla selle inimese nagu see viis edukaks saada. Teine asi on see, et kas ta üldse sai seda viisi või ta sai selle raamatuga edukaks, on nagu see vaata ka välja ennem. Et, aga need kõik tegelikult ju panevad mingid alateadlikud piirangud sulle juba peale. Täpselt, ja sellest ma hästi meeles, kuidas meie vaata ajulõputuse väljakutset tegimegi, ütlesime, et me istutame sulle ainult seemne pähe. Me ei anna sulle mingi 100% kõike infot selle teema kohta. Meil on siin ainult mõned punktid, mis panevad sind mõtlema ja iseseisvalt edasi uurima. Ära usu mitte midagi, mis meie ütleme. Kui midagi huvitab, otsi edasi. Aine, me lihtsalt nagu anname kandikul mingid seemned ja võtta ise siit üks panel pähe istutama pähe, kui tahad vaata kasta edasi. Aga see, et sa võtadki mingi Angela ütles nii, see on 100%. Lolli üks subscriber. Ja samuti ongi vaata see ka, et mis meil seal kas või selles väljakutses oli see, et me ei nõustunud kõigega vaata. Jaa, täpselt, ja Sandra oli oma idee, minul oli oma idee. Ja ma panin lihtsalt kõik sinna sisse võtta, see, mis sul sobib. Ja mulle meeldis täiega see, et osad inimesed tulid nagu hiljem ütlema näiteks, et hästi palju asju oli, millega nad nõustusid ja mingid asjad olid, millega nad ei nõustunud, nad arvavad midagi muud. Väga hea, et sa midagi muud arvad. Ja nüüd aasta-2 hiljem mul on tulnud osad need inimesed, et tead, et siis, kui see väljakutse oli, ma ei saanud üldse sellest teemast aru ja ma ei uskunud ja nüüd see info on hoopis teine ja nüüd ma võtan täiega seda vastu vaata. Ja see ongi nii, mul endal samamoodi olnud üks kord päevas söömisega on ja 4 aastat tagasi kuulen seda, nagu, et see ei ole hull inimene, nagu, kes sööb 1 kord päevas, mis
pullikaka see on, onju. Ja siis paar aastat hiljem nagu ise. Aga mida sa selle kohta ütled, kui vaata, öeldakse ka seda, et nagu, et üks kord päevas, noh, mida ma olen kuulnud, et sobib ainult meesterahvastele, sellepärast, et naisterahvas, kui ta ärkab ülesse, siis mingi umbes poole tunni pärast juba ta kortisoli tase hakkab nii-öelda siis tõusma, et kui sa nagu mingit rasva või nagu puhast rasva või puhast valku peale ei söö, et siis see nagu, noh, ongi see kortisoli, see äkiline hüpe tekib. Vot ma olen ka naisterahvas. Kui ma üles ärkan, tund on möödas, 2 tundi on möödas, mul pole ikka kõht tühi. Ja kui mul ei ole kõht tühi, siis ma ei hakka sööma. Kus ei ole see, et keegi kuskil raamatus kirjutas, teaduslik uuring näitab, keegi pole teaduslikku uuringut minu keha peal teinud. Täpselt. Mina ei ole selles uuringus osalenud nagu, hello, tehke minu kohta uuring. Kas sa üldse tead kedagi, kes on kuskil uuringus? Kus nad saavad neid ei, reaalselt, no tänapäeval ka sa leiad iga oma seisukoha toetamiseks mingi teaduslik uuringu. Veganid võivad sulle näidata teadusuuringuid, karnivoorid võivad näidata teadusuuringuid, ketod, asjad, kõik. Coca-Colal on ka teadusuuringuid, et see on tervislik. Täpselt. Nii et nagu käige pekki oma teadusuuringutega ja kuulake ise ennast oma keha, nagu mida ta sulle räägib. Kellele sobib süüa 1, kellel 2, kellel 3 korda päevas on ju, aga no fakt on see, et ajalooliselt, ma ei tea, ma ei usu, et esivanemad mingi 5-6 korda päevas sõid nagu on nii palju süüagi. Ja ikkagi see, et kuulake oma keha. Minule sobis süüa 1 kord päevas, muidugi kui ma sööksin riisi, makaroni, kartulit, siis ma ei saaks 1 kord päevas süüa, sest et sealt sa ei saa lihtsalt piisavalt toitaineid kätte. Aga kui sa sööd õigeid asju, siis sa kogu selliselt lihtsalt ei tahagi palju süüa, sest sul on kõht ja keha õigeid aineid täis. See ei ole näljas, sul on hormoonid paigas, sul on kõik plussid, mis sinna veel kaasnevad. Ja pange tähele, et millegipärast rikkad inimesed söövad just, on ju, toorest lihatähtari ja kõike seda. Austreid, on ju, kõike seda. Ära ole vaene. Ja teine asi, mis on see, et ega kunagi ka ju, kui olid igas talupidamises oli siis see ori, on ju, eesti keeles, orjad, siis ega neile ei antud liha süüa. Nad sõid kaerahelbeid ja salatit. Neil anti neid jäänuseid ja samuti on ka see, et ega mul on isegi vanaemal olnud nagu siis, ärme ütle ori, aga sulane abiline on ju. Ja tal oli ka, et ta oligi niimoodi, et mis ta sai mingisugust raha ja ta sai alati süüa, aga ega mu vanaema ei andnud talle praadi mitte kunagi, ta andis talle kas siis eilset suppi või mingid süüksed asju. Just. Liha oli kuningate toit. Mis meil tuli jutt teha 1 kord päevas söömisest, et oma keha kuulum, samal ju paastumine on ju, kelle sobib, kellele mitte, nagu kust sa alustad, mis staadiumis sa oled, mis eesmärgil sa üldse teed, nagu kus su tervis on. See on nii individuaalne teema, kõik see toit ja tervis, et nagu pane lihtsalt oma tõde kokku ja ole õnnelik. Jaa. On küll nii, jah. Ei oskagi muud öelda. Ei oskagi muud öelda, jah. Nii et jätke meile siia alla ikka kommentaare, mõtteid, küsimusi, ideid. Ja kohtume järgmine episood. Teeme nii. Teeme nii. Tšau. Tšau.